praktiline eesti keel üldpõhimõtted, kursuse üldpõhimõtted ja pärast teine loeng juba konkreetselt esimese vihiku kohta, et kuidas kasutada. Aga see praegu avaramalt praktilise eesti keele kursuse kohta üldiselt. Niisiis, eks ma olen juba 3 eelmist loengut rääkinud sellest samast asjast mitme tahu alt, nii et see ei olegi siin enam mingisugune uudis, aga see praktilise eesti keele kursused muudavad emakeeleõpetuse rõhuasetus selles kursuses on siis teine rõhuasetus, teistes kursustes ja põhikoolis on teine rõhuasetus või selline rõhuasetus, nagu iga õpetaja enda jaoks välja töötab. Aga üldine on olnud jah, et varem eesti keele õpetus, eriti gümnaasiumi astmel, ikkagi suur rõhk on pandud teadmistele keelest ja grammatikast, reeglite äraõppimine on olnud oluline ja arutamiseks on jäänud sealt kõrvalt aega niivõrd kuivõrd. Praktiline eesti keel on võtnud täiesti teistsuguse lähenemise, et võimalikult palju aega jääks tegelikuks harjutamiseks ja võimalikult vähe aega jääks teooria omandamiseks. Samas teooria on vajalik, see ei puudu sealt sellest kursusest ja nendest töövihikutest ka, aga see viis ja hulk, kui palju seda on antud, on teistsugune. Praktilise eesti keele kursuse õppesisu on toimingu keskne, ehk siis see peaks välja nägema võib-olla isegi üsna palju säärane, nagu klassiruum näeb välja võõrkeele õpetuses. Kus õpilased ühesõnaga, õpetaja ülesanne on panna nad nagu rääkima, kirjutama ja kõnelema, et nad saaks seda praktikat, et võõrkeel küll hakkaks. Et seal see au läheb sinna, et panna õpilased nagu tegutsema. Praktiline eesti keele kursus võiks olla samasugune, õpilased peavad seal kogu aeg kõnelema, kirjutama, lugema, arutlema, väitlema ja kõike muud. Muidugi, kui teil on suur klass 36 õpilast, need on omad nagu piirid, mis see seab. Aga see on ka üks minu nagu järgmine ülesanne, kus ma tahan leida kangesti kaasvõitlejaid, et me saaksime emakeeleõpetuses sellise reegli, et see toimub väikestes õpperühmades nii nagu võõrkeeleõpetus. Ja minu arvates peaks ta hakkama juba teises kooliastast peale niimoodi ja mida kaugemale, seda parem. Minu poolest peaks olema ka gümnaasiumis niimoodi, sest põhjuseid on selleks ikkagi üsna palju, miks ta peab nii olema. Et kui me vaatame, kui palju emakeeleõpetajal on seda kirjalikku töid ja materjali, mida tema peab parandama, tal on 36 või neid, kellel ta peab tegema. Samas võõrkeeleõpetuses suur osa tööd on suuline, eks ole, nad räägivad seal, tund ongi selleks, et räägitakse ja võib-olla kodus tehakse natuke ja klass on poole väiksem. Mul on tunne, et emakeeleõpetaja teeb 2 korda nii palju tööd kui võõrkeeleõpetaja ja võib-olla 1,5 korda nii palju, kui teevad matemaatikaõpetajad. Seepärast, et see tekstide hulk, mis emakeeleõpetajal tuleb läbi töötada ja analüüsida, sellist ei ole teistes ainetes. Matemaatikas ei ole säärased asja, valemid on lühikesed, kontrollid ja lihtsam. Siin on väga suur oluline erinevus. Siin on ka mingisugune hoiakute tõsine erinevus selles mõttes, et kui ma räägin seda juttu, ega siis kõik ei tõuse lippudele ja kohe nagu ei hakka seda asja nõudma, ma ei saa aru, miks. Ma räägin seda haridusministeeriumis, kõik saavad sellest aru, vaigutavad suid ja asi sinna paika jääb. Nii et see on asi, kus tuleb asi kätte võtta, see on mingisugune 5 aasta programm teha, et 5 aasta pärast oleks asjad teised. Ma arvan, et see on vajalik. Selleks, et me saaks üldse õpetada emakeelt nii, et teda omandataks õigekeelsus ja keelelised pädevused. Ehk siis, et 36-ga on teil seda keeruline teha, et kellel on väegi võimalik juba koolis veenda, et saaksite omal väike klass teha või klass pooleks, et siis tehke seda. Pädevused ongi nii, et see areneb praktikas, ma olen seda, et rääkisin ka varasemates loengutes, et seda ei ole võimalik arendada nii, et me ainult räägime, kuidas peab, või et me õpime teooria ära ja siis me oskame. Me õpime selle selgeks siis, kui me oleme ta käe sisse saanud, kui ta tuleb meil loomulikult meie enese seest, selleks on teoreetilisi teadmisi vaja, aga selleks on veel rohkem vaja harjutada.
ja siin on see esimene lause slaidi peal ütleb ka, et oskused ja pädevused arenevad mingis kindlas olukorras toimides, kus neid oskusi ja pädevusi läheb vaja. Ehk siis oskus ja pädevus areneb seda oskust ja pädevust harjutades. Ja teoreetilised teadmised on olulised, aga ainult nii palju, et saaks pädevusi arendada. Täpselt nagu autojuhtimine. Istuvad klassis õpivad, aga siis lähevad platsile ja harjutavad platsil senikaua, kui saavad selgeks. Mitte ei tee teooriat rohkem ja rohkem ja rohkem lootuses, et õpivad tänaval sõitma. Ei ole, nad teevad tänaval sõitmist nii kaua, kui see lõpuks selgeks saab. Aga kui ta liiklusmärke ei tea, siis ta läheb ikkagi tagasi ja õpib need märgid ära. Ja enne ei lähe sõitma, kui tal need märgid on selged. Nii et need asjad on omavahel seotud. Aga lõplik pädevus ikkagi areneb seda tegevust tehes, sama keelega. Ja seetõttu teoreetilised teadmised peavad olema integreeritud selle sama harjutamisega. Neid peab andma natukene täpselt nii palju, kui on vaja harjutamiseks, aga mitte tohutult suurt portsu ja siis nad õpivad selle portsu ära ja siis natuke saavad harjutada ja suur osa, mis nad on õppinud, ei ole isegi harjutamise juures vajalik. Et see on see põhiline erinevus siis traditsioonilise õpetusega ja traditsiooniliste õppevaradega, õpikutega võrreldes. Siin on ka pilt, milline see praktiline eesti keel välja näeb, aga nüüd ta on siin teil laua peal ka. Ja põhimõtteliselt ongi siis niimoodi selle õpikuga, et kui me vaatame, mis on selle kursuse peaeesmärgid, siis üks asi ka, mis võib tekkida, kui osa õpetajad, kes on ka vaadanud, ütles, et see ei ole üldse eesti keele õpik, et siin tegeldakse hoopis mingite muude asjadega. Siin õpetatakse, ma ei tea, ID-kaardi kasutamist ja siin õpetatakse välismaale vahetusüliõpilaseks minema. See ei ole ju eesti keele õpik, see on ühiskonnaõpetuse või ma ei tea, mille veel õpik. Ja see on see esimene asi, mis tuleks endale, see on see kohe nagu suur vaatenurga muutus tuleb teha, kui te selle õpiku kätte võtate. Et peaeesmärk ei ole see, millest me selles teemas räägime. Te ei lähe seda ainet sinna õpetama, te ei lähe ID-kaardi õpetama või välismaale minemise nagu iseenesest seda õpetama. Te lähete neile õpetama kõnelemist, kirjutamist, kuulamist ja lugemist. Kõigi erinevates vormides, erinevate tekstide, tüüpide, tekstiliikide, erinevate stiilidega ja erinevate meediumite vahendusel. See on see, millega see kursus tegeleb. Et selle käigus räägitakse ID-kaardist või välismaale õppima minemisest või suhtlusstiilidest või Rousseau'st või millestki iganes. See on lihtsalt ainult aine, mida meil on vaja selleks, et keelt kasutada. Me ei saa teisiti seda kasutada, me peame millestki rääkima. Ja teatud tekstide jaoks on vaja rääkida teatud asjadest. Näiteks CV eluloo puhul on loomulik asetada see töö otsimise või edasiõppimise konteksti, sest seal läheb meil seda teksti vaja. Ja seetõttu me tegelemegi seal selle ainesega nagu välismaal õppima minemine, sest seal läheb vaja oma elulugu kirjutada ja oma motivatsioonikirja kirjutada. Aga motivatsioonikirja õppida ongi vaja selles konkreetses olukorras. Nii et seetõttu on seal sellised teemad, mis ei ole nagu emakeeleõpetuse teemad. Seetõttu, et nad saaksid harjutada vastavaid tekste, mida on vaja neil õppida, mille kirjutamist on neil vaja õppida, sellises olukorras, mis sarnaneb sellega, kus neil neid tekste tuleb teha. Teine asi on ka, et peaeesmärk ei ole reeglid selgeks õppida. Peaeesmärk on õppida korrektselt kirjutama. Et siis ka fookutavam ütle see, et tulemus on tähtis. Kas ta teeb seda, mõni teeb seda oma keeletunde põhjal, mõni kasutab analoogiat, jätab mingid näited meelde ja kasutab selle näite analoogiat, mõnele on vaja reeglid, õpilased on individuaalsed ja seetõttu reegleid neile muidugi tuleb anda, aga kui palju nad neid omandavad, see sõltub igast ühest endast. Teie kontrollige tulemust ja kui tulemus ei vasta ootustele, siis aidake tal välja mõelda, milles see viga on. Et millest tema õppimises see puudus tuleb, kas ta peab olla reegli selgeks saama või õpib ta selle teistviisi selgeks. Nüüd siis, ja mis siis need peaeesmärgid on? Praegu on siin kaks asja, mis ei ole peaeesmärgid. Peaeesmärgid on sõnastatud 6 märksõna abil. Igas vihikus kõigis nendes hakkab olema 6 märksõna.
lugemine, kõnelemine, kirjutamine, keelestruktuurid, sõnavara ja õigekiri. See on igas vihikus niimoodi ja need on siin näha ka, tegelikult võib-olla ongi nüüd, kellel veel ei ole vihikuid käes, et võib neid vihikuid vaadata ka, saate siit edasi. Võtti nüüd seda esimest vihikut, kes tahab teist teema alguses ja teema lõpus on kõik need samad märksõnad ja eneseanalüüs, et kogu aeg korrata nii hästi, et õpetajal oleks silme ees, õpilasel silme ees, mida nad teevad, et see fookus ei nihkuks selle sisu õppimisele, vaid see fookus oleks just nende keeletegevustele, et see aine on keeleliselt arendamine, mitte see sisu, mis seal on. Et ei tekiks sellist, et nagu tahan kangesti sisu õpetada, vaatan, oi, siin on Rousseau'st nii vähe, ma otsin veel hästi palju Rousseau'st ja siis ma räägingi Rousseau'st ja kogu Rousseau ongi siis. Et see ei ole eesmärk, seda tuleb vältida.